Tere kõigile, oleme oma konverentsi teise päeva lõpukaare suunas liikumas. Mina olen Marie Pullerits Eesti teatriuurijate ja kriitikute ühendusest ja algab siis me selline konverentsipäeva viimane natukene võib-olla ülbe, igal juhul intrigeeriva pealkirjaga vestlusring tantsuajalugu, keda huvitab. Meiega on vestlusringis koreograafid, võiks öelda eri põlvkondadest, Kristiina Paškevitšus, Mart Kangro ja Sveta Grigorjeva. Usun, et me kõik võime siin viimaste päevade jooksul kõne all olnud mõtete valguses nõustuda, et ajaloo faktide olemasolu üksi ei tee ajalugu veel tajutamaks ja et läbi uurimata sahtlitesse või arhiividesse peidetud ajalugu ei oma tegelikult mingit tähendust, kui see ei ole omaaegses kontekstis lahti mõtestatud ja seeläbi kuidagi toimunule mingisugune tähendus antud. Aga keda siis peaks huvitama tantsuajalugu ja miks? Oleme siis kokku tulnud, et loodetavasti sellele pisut vastuseid leida või küsimusi juurde tekitada. Rääkida tantsu talletamise võimalustest ja võimalikkustest tänases päevas, selle väärtustamisest ja üldse tantsukunsti rollist ja selle tähenduse muutumisest. Palju teemasid. Aga alustaksin hoopis sellise nurga alt teilt kõigilt küsides täitsa ausalt ja otsekoheselt, miks ja keda siis peaks huvitama meie tantsuajalugu ja miks see teile oluline on, mis teid täna siia on toonud? Kuidas ja millisel moel see teile on oluline? Võib-olla Kristiina, kelle käes on mikrofon, on nõus alustama. Ja, tere, suured, sügavad, tähtsad teemad. Mulle meeldib mõnes mõttes see sinu pealkiri, et ikkagi ütleme, et siin kunstnikuna või siin on sellest sõltumatusest juttu olnud, siis minus elab ikkagi veel natuke see rebel, et tõesti, keda see huvitab, mis enne on olnud ja ma teen ikkagi seda, mida ma tahan, mis mind inspireerib, see, mis minust tuleb. Eks võib tunduda, et mis pistmist on sellega, mida kunagi keegi teine on teinud. Aga on ikka küll sellepärast, et kui sõltumatud me tegelikult oleme sellest üldiselt kultuuri kontekstist, oma isiklikest mingist sisemistest piirangutest, ikkagi mingist arvamusest, mida keegi meist arvab, et seal on hästi palju kihte sellest, kui vaba ma oma loomingus siis ikkagi olen. Ja nüüd 2 päeva kuulates neid loenguid siin ja meie ajaloost, eks meie see järjepidevus on ju 2 korda vähemalt selles lähiajaloos läbi lõigatud on ju Teise maailmasõjaga ja siis ka Eesti Vabariigi jälle tulekuga, et see järjepidevus on nagu päris mõnusasti pihta saanud nagu igas mõttes meie rahvusena. Et see Ella Ilbak oli ikkagi väga inspireeriv kuulata, et kui suur staar ja milline täht ja kuidas, millist mõju ta või mõjupiirkonna ta ja kui palju fänne tal oli, kui palju ta ringi sõitis, kui vägev naine ta omas ajas oli ja ikkagi täielik rebel ja pioneer ja see puudutas mind. Et lihtsalt, et kuna see tantsukunst on ju ka üks osa sellest on see, et kas me üldse peame tantsust rääkima, kas me saame tantsust rääkida, siis, ja kas seda on üldse vaja sõnadesse panna, et las jääb see müstiline miski, et see ju teebki tantsust selle erilise, et teda ei saa sõnadesse panna, teda tuleb lihtsalt tantsida või kogeda.
aga ikkagi see kuidagi väga inspireeris ja toetas mind, et on olnud sellised vägevad naised enne mind ka, kes tundsin ennast väga palju neist kõigis ära, kellest siin juttu on olnud. Ja see kuidagi tegi mind kuidagi tugevamaks. Noh, praegu siis nii palju. Tere ka minu poolt. Kuulasin. No ma kahjuks ei ole saanud olla teie osa võtta sellest konverentsist, ta sattus mulle lihtsalt nii halval ajale minu nagu ajagraafikus ja ajaloost. Ma ei tea, mul on raske selliseid küsimusi küsida, keda huvitab, mis huvitab. Kõik võiks huvitada, kõiki. Ja noh, teiega räägib etenduskunstnik, kellel ei ole isegi kodulehekülge, mis rahvusvahelises plaanis siiski tähendab midagi. Aga ma olen kuidagi nagu üritanud hoida sellist nagu analoogi nii võimsalt ja pikalt kui vähegi võimalik, et me peame ikkagi ühes ruumis kokku tulema. Aga samas ma loodan, et ikkagi keegi kirjutab sellest, et kuidagi see resoneerub, ma ei tea, kas siis meedia või muu näol. Minu töö on väga seotud mineviku mälu ja mäletamisega. Ja ma nüüd olen ka nagu pedagoogina natuke pidanud noorema generatsiooniga kohtuma ja nendele rääkima liikumisest, aga kunstist üldse, siis ma alustan alati kusagilt väga kaugelt ajas tagasi minnes. Ja minu meelest selle mäletamise kõige olulisem asi on lihtsalt aru saada, et asjad leiavad aset mingites võrgustikes. Nad on omavahel seotud ja mina olen leidnud sageli äratundmist, kas siis ütleme ammuste aegade kunstnike või tantsijate või töödes, aga nad võivad olla ka täiesti teisest žanrist, mitte ainult tantsust, sest ja ma arvan, seda nagu meelde tuletada on küll oluline. Ma ei tea, kas kõigile kogu aeg, aga kindlasti ringkonnas võiks seda teada, sest mulle kunagi üks saksa kuulus kuraator ütles, et ära kunagi alahinda oma publikut. Ja mina ei pruugi teada, aga publik teab, mis on olnud. Ja ma kuidagi sellest lähtuvalt alati üritan ennast kurssi viia sellega, mis ja lihtsalt ka mina kunstnikuna ei tunne ennast nii üksi, kui ma tean ja näen, mida teised teevad. Ma arvan, et see on väga oluline, aga lihtsalt, et sedasi provokatiivselt küsides, see on praegune maailm vist. Hõbemägi just avaldas ka ühe artikli, mis ma pani jälle mõtlema, et kui kultuur ei ole oluline, siis mis on oluline? Ma ei oska midagi muud öelda siin. Minul pole ka kodulehekülge. Ma ei tea, millest see kõneleb, ma vist ei viitsi sellega tegeleda, mulle tundub. Aga igasuguste ajalugude puhul mul on vist alati huvitav see, et kuidas need ajalood ikkagi ajas ka muutuvad, kuidas tekivad mingisugused kaanonid, keda teatud aegadel tõstetakse esile, mis põhjustel, mis ideoloogiatel ja nii edasi. Et isegi kui me mõtleme, et 20. sajandi modernntants ja me räägime sellisest et kuidas teatud loojad ikkagi ka eksotiseerisid, kasutasid sellist, inspireerusid idast, sellisest orientaalsemast maailmast, siis tänapäevased sellised dekoloniaalsed praktikud problematiseerivad seda, eks ju, kui sellist teise eksotiseerimist või aproprieerimist, kultuurilist aproprieerimist, et pigem kui me räägime mingisugusest ajaloost, siis mulle tundub, et me peamegi
nagu mingis mõttes nagu kogu aeg selle asetame mingisuguse konteksti ja vaatame, et mis tingimustel näiteks need loojad said esiteks midagi teha ja teiseks, mis põhjustel neid näiteks väärtustati tol hetkel või mis põhjustel me näiteks väärtustame neid tänasel päeval või siis vastupidi ei väärtusta. Et igasuguste ajalugude puhul mul on tunda, et see on just, mis mind ennast vähemalt huvitab alati. Et ma ei võta seda sellise süütu antusena, et vot need on need tähtsad ninad ja ma pean justkui neid teadma, need on need tüvitekstid või tüvitantsud või tüvilavastused, tüvilavastajad, mis iganes. Et kas see on minu enda selline väike kius, aga mul on alati olnud oluline küsida ja teada, et kes selle kaanoni on paika pannud, kes on alati sihuke kahtlane küsimus, sest keegi sellele otseselt vastata ei oska, aga mis põhjustel me näiteks peame teatud loojad võib-olla tähtsaks mingitel perioodidel. Et võib-olla nii, aga muidugi mina ei saanud ka eile olla siin kahjuks, sest samuti on natuke palju tööd praegu. Aga kui rääkida kas või sellest samast Ella Ilbakust, siis tõesti tema on olnud üks looja, kes on mind väga palju mõjutanud. Aga just, ma ei teagi, kas ma ei ole tema tantse näinud, ma olen tema raamatut lugenud, eks ju, ma olen näinud mingisugust pilte. Ma võin oma peas kokku panna mingisuguse pildi täiesti sellisest isepäisest kompromissitust naisest. Jälle, kui tõele see vastab või minu ettekujutus Ella Ilbakust võib olla midagi muud, mis ma võib-olla tahan, et ta oleks, eks ju. Aga midagi temas või tema olekus resoneerus minuga, mis tõesti mingitel hetkedel ka aitas mul kuidagi võib-olla jätkata oma mingisugust isepäisust või kompromissitust, eks ju. Et ma arvan, et selline, et on oluline ikkagi tugineda kellelegi, et kuskilt, nagu Mart ütles, et mingisugused loojad, et sa tead, nad on olemas või olemas olnud, et muidu sa ei saa ju ise selles mõttes nagu luua või toetuda kellelegi, et tegelikult see on nagu täiesti nagu normaalne asi, et sa tead, eriti kui sa tegutsed selles vallas, et sa tead, kust sa tuled või kes käis enne sind või ja nii edasi. Ma lihtsalt tahtsin ühe mõtte veel öelda, et mis on muidugi teada mõte, et mäletamise ajalugu on muutuse ajalugu. Ja see, kuidas me ka ajalugu ümber mõtestame, see tänane päev näiteks, et millised, kuidas me vaatame minevikku täna on väga teistmoodi, kuidas me vaatasime seda 20 aastat tagasi näiteks, mis teemad on praegult aktuaalsed, mis sealt esile tõstetuvad meie minevikust. Ja see on praegult väga selgelt selle oleviku mõtestamise aines. Ja seda me teeme tegelikult läbi nende mineviku referentside erialaselt, laiemalt, ühiskondlikult, see on alati nii. Ja selles mõttes jah, ma isegi ei kujuta ette, et loomulikult sa saad kunsti teha omas mullis ja oledki, ja meil on ka neid näiteid, kus inimesed kapselduvadki oma maailma, aga keegi peab selle kontekstualiseerima siis. On see siis kirjastaja, on see siis galerii, kuraator, keegi peab ta tõlkima ära, sest kunst ja tants seal hulgas on kood. Ja see on koodi lugemise, ütleme, ajalugu on kunsti ajalugu. Ja seda koodi on vaja uuesti lahti murda ja et selles mõttes ma ei näegi teist võimalust. Jutt juba läkski minu järgmisele küsimusele, mida Sveta osalt juba tegelikult ka vastas, et kuivõrd te olete teadlikult näinud enda loomingu jaoks selliste varasemate teekäijate mõjutusi, neist kas tõukunud või vastupidi proovinud neist teadlikult eemalduda, et Sveta natukene juba rääkis, loomulikult võid lisada, kui soovid. Mõtlesin selle küsimuse üle, kui sa seal kirjutasid meile, et võib-olla ma ei oskakski välja tuua esialgu mingit persooni, vaid võib-olla seda, kui minu kunstniku tee algas seal 90-ndate algul, et see oli see piiriaeg, kus nõukaaeg sai läbi, vabariik taastus, siis õppisin mina siinsamas Tallinna Ülikoolis koreograafiat ja see tõukus nagu sellest, mis oli väga inspireerivaks, nagu see, et nõukaajal me nagu rahvusena, me ei saanud nagu eneseväljendus oli piiratud ja looming oli hästi oluline ja loomingus oli alati see alltekst. Või siis, et seal olid nagu see varjatud alltekst või mingi sügavus.
ja kui mina hakkasin nagu looma, siis jah, me olime küll nagu õnneks nagu sellisel ajal, kus me ei saanud nagu veel uut õpet, aga piirid läksid lahti. Meil oli nagu mingi aimdus, et issand jumal, peale rahvatantsu, peale showtantsu, peale varietee, peale balleti peab ju olema midagi veel. Et me olime nagu nii janused, on ju, Mardiga me õppisime samal kursal, et see lihtsalt kuskilt nagu tuli, et me küll väga vähe materjale nägime, aga kuidagi see meie looming, kui ma vaatan nagu teisi ka, kes me samal ajal lõime, et see ikkagi mõjutas mind edasi kuidagi oma selle vanema põlvkonna kirjanike, kunstnike, lavastajate, näitlejate nagu see, just seesama, et peab olema midagi veel, peavad olema kihid, peab olema sügavus, et see mind ikkagi nagu kandis kohe kindlasti edasi. Ja kui ma mõtlen, ütleme siis niimoodi, et kuna ma tulen veel natuke sellest ajast, et ma olin näinud ainult balletti, eks, et rahvatantsu ja varieteed, siis minu jaoks ikkagi selle Ruto Killakuna von Krahli aegadega, kus Peeter Jalakas hakkas on ju väljapool juba nagu käima, sest VHS-idega tuli meile siis, tuli see info koju, et tõesti, kui ma nägin nagu Piina Baushi või nägin Buto tantsu, eks ole, mis on siis see 60ndate Jaapani nii-öelda see uus modern tants, eks, uus tulemine. No need olid ikka sellised hetked, et kus ma mäletan, et nagu kogu mu maailm jäi korraks seisma, kõik tardus, sest see oli nagu korraga nagu mingi äratundmine. Et siis see oli korraga nagu mingi, et jah, mul on olnud see tunnetus, et midagi peab olema veel. Ja siis ikkagi see, et kui kõrgel kunstilisel tasemel on nagu tants, tantsuteater, kuidas see kaasaegne tants on mingi keel, väljendusvahend, enda väljenduse ütlemise, väljaütlemise, mässamise vahend. Et no jaa, nii et ikka on nagu vaja inspiratsiooni, et see kunstnikuna, no sa ei tee üksi sahtlisse midagi, sul on vaja ju oma publikut, sul on vaja kellelegi midagi öelda, sa pead tulema välja ja siis on nagu äge see sama see õlatunnetus või kogukonnatunnetus, et keegi mõtleb sinuga sarnaselt või siis vastupidi, saab kellegi ka vaielda, mässata. No ma annan edasi siis siit. No ma ei tea, see nimede loetelu on meeletu, eks ju, aga Kristiina ütles, et jah, me kogu aeg tõlgendame ka enda ajalugu kui katkestuste ajalugu, aga samas ma saan öelda, et oma selles lühikeses ajas, mis ma siin olen olnud, olen ma ka näinud nagu järjepidevuse ja edasiandmise ajalugu. Ja näiteks, ma ei pea Ella Ilbakust alustama, aga Mai Murdmas ma võiksin rääkida väga palju, kes on minu jaoks olnud väga oluline inimene ja mulle, ja ka rääkides eri põlvkondadest, siis kuidas tema nagu tundis siis minus ja nooremas põlvkonnas ära ka võib-olla mingid võimalused, mis tema ajal olid lihtsalt natuke teistmoodi, teises esteetilises keeles, aga ta tundis ära mõtlemise ja ma tõesti see Estonia seal 90. alguses, kui ma sinna sattusin, see oli sama turbulentne ja kõik pea peale keeratud, keegi millestki aru ei saanud, maailm nagu igaski teises kontekstis tol ajal ta oli, kohati oli hullumeelselt huvitav ja pöörane, aga kohati oli nii hale, et tõesti rahvusooper, andke andeks. Aga oli üks inimene seal, kes oli tõesti minu jaoks isegi filosoof rohkem kui, tõesti mõtleja, vaata, et rohkem kui koreograaf. Ja see oli Mai. Ja ma käisin tal järgi, ma ütlesin, Mai, pane kirja need oma mõtted, palun kirjuta, pane kirja. Aga teised inimesed panid tema eest, aga tõesti, ja siis ehk et see ju kõik oli seal olemas, eks ju, ka nõuka ajal, läbi tema ja läbi Ülo Villimaa. Et jah, aga näiteks ma võin öelda, et praegult ma valmistan ette ühte lavastust, mille nimi on Pantheon, see on väga pompöösne, vaata, et pateetiline pealkiri ja loomulikult ta viitab ühele arhitektuuri mälestisele, aga selle Pantheoni alltekst ja ta toetub tegelikult ühele teisele kunstnikule, õigemini kultuuriloolasele, kelle nimi on Abi Varbur, tantsuinimesed temast suurt ei tea, kunstiinimesed paljud ei tea,
aga juhtus, mina ka ei teadnud, aga ma 2010. aastal sattusin Madridis Regina Sofia muuseumis nägema ühte, ma võtan natuke aega, et sellest rääkida, sest see on minu jaoks selline tõesti nagu, ütleme jällegi, valgust õigel ajas, juhuslikult õigel ajas, õiges kohas olemine. Ja seal oli nagu Prantsuse kuraatori Didi Hubermani kureeritud näitus Atlas, How to carry the world on one's shoulder. Ja ta uuris 20ndate, õigemini modernistide kunstnike töid ja tööprotsesse ja töötamise viise. Ja ta ei pannud mitte näitusele välja nagu maalid, vaid nende sketšid, märkmed ja nii edasi. Tuues seal selle paralleeli, et postmodernistidega võrreldes, ega nende protsess ei olnud väga erinev. Paul Klee herbaarium võib olla samasugunegi välja nagu mõne 60ndate avantgardisti herbaarium. Erinevad olid tööd, aga et see mõtlemine ja see uurimus, see selline sügavuti minek maailma mõtestamisel, see oli sama. Ja samamoodi olid ka seal viited nagu varasemale ja see Abi Warburg oli siis üks saksa kultuuriteoreetik, kes tegeles maailma mõtestamisega läbi selle, et ta koostas Lääne-Euroopa kultuuriloo atlast. See näitus siis toetus nagu justkui sellele osaliselt. Nüüd ma räägin, see on pikk ja lai teema, ma räägin seda väga segaselt, aga ühesõnaga see ja korjates kokku kilde erinevatest siis reprosid, sketše ja pannes neid tahvlitele välja ja see töö jäi tal lõpetamata 29. aastal. Aga lihtsalt ma tahan öelda võib-olla siis nii palju, et kui mind nagu varasemalt süüdistati, et ma tegelen sellega, mida 60ndatel tehti ja on kõik juba ära tehtud, siis nüüd ma tegelen sellega, mida tehti 20ndatel ja 30ndatel. Ma korraks üldse mõtlema selle peale, et millal mu selline tutvumine tantsuajalooga sellisega ikkagi oli. Ja tõenäoliselt esimene tutvumine oli Eesti Tantsuagentuuri ajal, võib-olla selline mitte eriti nagu süvitsi minev, aga siiski. Ja tõesti, ma mäletan, kui ma läksin ikkagi Tallinna Ülikooli bakalaureusesse õppima, siis see maailm ikkagi, mis minu ees nagu avanes, et see arusaam sellest, et tegelikult tants on ka nii tantsitud või on ka naa tantsitud, et see oli ikkagi nagu plahvatuslikult ja tol hetkel ma mäletan seda, et esimesel bakalaureuse ma ikkagi, ma tulin sellisest ikkagi show ja jazz-tantsu maailmast, enne seda veel Eesti rahvatants ja minu arusaam näiteks nüüdistantsust oli selline, et need inimesed lihtsalt nad ei oska tantsida ja sellepärast nad kõik räägivad laval ja jumala eest, et mina ei hakka kunagi sellega tegelema. Ja nüüd ma olen ise üks neist. Aga et teisel tegelikul aastal, et kui sa nagu ikkagi täpselt toimub see tutvumine selle ajalooga, et miks on mingitel perioodidel näiteks tantsu mõtestatud nii, miks tantsu saab ka mõtestada erinevat pidi või laiendatud võtmes. Et see tegelikult lõi nagu konteksti selleks mõtteks, et ohoo, aga tegelikult ma ise tahan ka tegelikult nüüdistantsuga. Et nüüdistants võib olla nagu hoopis midagi muud, kui ma enne arvasin seda olevat. Et lihtsalt siuke väike ekskurs sellesse, et kust algab ikkagi, ma mõtlen, et kui minu tutvus tantsuajaloo või nüüdistantsuajalooga oleks alanud varem, kui mitte ülikoolis, eks ju. Et see on ka minu jaoks küsimus, et kas näiteks keskkoolis kuskil, kas me õpime jälle teatud nagu ajalugusid seal, eks ju. Ma ei mäleta isegi, et ma oleks mingit otseselt teatri ajalugu tegelikult koolis õppinud. Aga lihtsalt, et jällegi, et mida me nagu ka ühiskonnana tähtsustame üldse tähtsaks, mida me üldse peame nagu tähtsaks näiteks keskkoolis edasi andma või põhikoolis ja nii edasi. Et need on jälle ikkagi mingisugused teadmus, mingisugused praktikad, millega sa saad tuttavaks ja siis, kui sa lähed juba ülikooli või edasi, seal sa saad nagu selle, ütleme nii, entry pointi. Aga mulle endal oleks väga meeldinud, ma arvan, et kui ma oleks tegelikult tutvunud sellise maailma juba varem, kui et ülikoolis bakalaureuse ajal. Aga ma ei tea nüüd, kas ma nüüd vastasin su küsimusele, ma tegelikult vahepeal tunnustasin ära, mis see küsimus oli. Selle Mai Murdma kohta veel öelda, et vaatasin just täna hommikul, mäletasin, et tema see lavastusnaine mõjus mulle kunagi noorena nagu tohutult. Ma vaatasin selle üle, see oli 84. aastal Eesti Televisioonis üles võetud. Et lihtsalt vaadake seda huvi pärast. Et kui te vaatate seda praegu,
siis ühesõnaga, vaadake ise, mis tundeid see teist tekitab. Kunagi oli väga inspireeriv, meie see balletiõpetaja Juta Lehiste tantsib seal, ta oli siis seal Prima Ballerin Estonias. See on ju üles võetud ja see lugu on tantsitud külma sõja nagu kõige sellisem aktiivsemal hetkel, nagu kus meie ühiskond oli nagu kõige kinnisem. Ja nojah, et see võib olla praegu nagu vaatad, et jah, et see on natuke grotesk, natuke nagu üle võlli, aga kui sa paned jälle tolle aja konteksti, siis ikka nagu hull rebel, ikka niuke pungi panemine seal, et et kust me tuleme, et on olnud nagu mõtlejaid, tegijaid, julgeid loojaid, et see on ju selge igas oma ajas. Mul on selle naise kohta oma lugu. Õigemini, ma ei teagi, kas see on minu lugu või minu ema lugu. Tähendab, mul on mälupilt, ma arvan, ma võisin olla siis täpselt 10 aastat vana, 84, olingi 10 aastat. Ja mul on mälupilt sellest, kuidas minu ema seisab, meil oli siuke mustvalge väike hägune telekas. Ema seisab silmadis edasi, vaatab seda, kuidas üks kiilakas naine köiega väänleb ja ta vaatab seda niiviisi ülikeskendunult. Ja minule, ja see pilt on mul meeles minu emast ja kui nüüd küsitakse, et kas kunsti on vaja, siis ma tean, et mu emal tol hetkel oli vaja seda näha niiviisi, sest midagi tema peas toimus. Ja vähem ma teadsin siis, et eks ju Juta Lehistest saab minu klassika õppejõud ja Mai Murdmaga ma hiljem hakkan koos töötama, aga jah, selle naisega on selline lugu mul rääkida. Ja mina lihtsalt assotsiatsiooni pealt kohe ütlen, et Juta Lehist oli ka minu esimene klassikalise balletiõpetaja ja joi, ta vihkas mind. Oi, me vihkasime teineteist, et ta kohe ütles, et üks peab kursusel ikka olema, kes ei allu reeglitele. Et 2 tiivat ei mahtunud ühte saali ära. Ja ma olin nii õnnelik, kui Irina Päht oli meile järgmistel laste andma. Kohe kõik oli maandatud, aga jah, lihtsalt, et see lihtsalt assotsiatsioonide rivi, ütleme nii, et ma saan aru jaa, aga võt see on see, et meie 2 mässajat ikka ei mahtunud ära samasse ruumi, et see oli väga huvitav. Ja ei ole jah, tõenäoliselt, aga lihtsalt, et teadmiseks, et Juta Lehiste on tõesti lahe äge naine ja siit läheb mitu teemaliini kuidagi paralleelselt, proovin neid siis järgemööda võtta. Ma tuleksin tagasi kõigepealt Sveta mõtte juurde, kuivõrd sõltub ajaloo edasiandmine või mälestuste ja mäletamise edasiandmine sellest, et keegi kusagil otsustab, mida me edasi anname ja kuidas ja millises vormis. Puudutagu see siis faktilist ajalugu, mingisuguseid väärtushinnanguid, pärandit kui sellist. Me ühest küljest elame praegu ajastul, kus info salvestamine ja talletamine on lihtsam kui kunagi varem, kiirem kui kunagi varem, selle jagamine on kiirem ja lihtsam kui kunagi varem ja ometi samal ajal muudab see selle paradoksaalselt keerukamaks, sest kõike on lihtsalt nii palju, et kõik info ei jõua igale poole paratamatult. Siit tekib palju küsimusi, aga üks küsimus, mis siit tekib, on, kes siis otsustab või kes vastutab siis selle eest, mida me peaksime mäletama ja mida edasi andma, kui me räägime nüüd tantsu ajaloo ja tantsukunsti kontekstist. Mis mõtteid see küsimus teis tekitab? Tahate alustada? Läks juba kuidagi niimoodi see rivi siin. Põhinedes veel sellele inspiratsioonile, mis ma siit 2 päeva olen saanud, et jah, näed, me võime kõik teha oma kodulehed, eks ole, et see on praegu see aeg, kus meil on kõigil need Insta-kontod ja värgid ja kus tegelikult kunstnikud peavad tegema enesekiituse ja enese üles haipimisega. Eks, et kui ma teen endast selle koduka, siis ma pean ise ennast ju hullult kiitma. Ja kirjutan ju kokku kõik need asjad, millest mu lavastus on ja millest ma mõtlen ja kes ma olen ja ühesõnaga, aga see on ju nagu minu arvamus, on ju nagu mingi üks plaan sellest ja veel et ühesõnaga, et ikka see arvustamine, kirjutamine, kriitikud
et see kajastamine on nagu ülioluline. Et siin me saime ka, et kogu selle konverentsi mõte oli selles, et keegi on vaevunud kirjutama, keegi on vaevunud tegema pilti, keegi on vaevunud seda infot talletama, pidanud seda vajalikuks. Et noh, lõpuks ju ikkagi kõik põhineb klatšil. Et see klatš on oluline, ehk siis rääkimine, kokkusaamine, silmast silma vaatamine, arutamine, vaidlemine, et see on ikka oluline ja siis ikkagi kajastamine ka, et muidugi praegu ka, kui meedia on nagu erakätes, et see ei ole enam nii lihtne, eks on nagu Eili ütles, et talle öeldi, et kirjuta nii palju, kui torust tuleb, või nii palju sulest tuleb, ma kõik avaldan, eks. Et noh, see on juba ka nüüd raskem, aga tegelikult ma arvan, et me nii-öelda tantsukogukonnana võiks hoida ka kokku ja olla ikka selles mõttes aktiivsed, et kirjutame julgelt, arvustame üksteise töid, saame kokku, vaidleme, paneme kirja, saadame laiali, sellepärast et noh, see jätabki nagu jälje, et see ongi mälu. Sellepärast, et ainult see, et kui ma ise ennast kiidan oma koduleheküljel ja Instasse panen neid klantspilte, noh, see on ju tegelikult ikkagi nagu väga üheplaaniline. Nii et selles mõttes jällegi, et mis mõttes nagu kes see otsustab, me ise võiks seda otsustada ja ise nagu kokku leppida vähemalt nagu ühes aspektis või noh, üks aspekt sellest. Ma ei tea, see on ka problemaatiline küsimus, et noh, riigil on oma mäluasutused nii-öelda, kes sellega peaksid tegelema, tähendab, ja kindlasti süsteemselt ja loomulikult muuseumid on need, eks ju, see koht siin on üks nendest ja ka väljaanded, mida siis riiklikult toetatakse just nimelt sellepärast, et oleks platvorm sellisele dialoogile või diskursusele, mis oleks ilmselgelt muidu ellu ei jääks, sest noh, aga ma ei tea, ma lähen muidugi ülifilosoofiliseks jälle siin ja pseudofilosoofiliseks ja räägin asju, mis on ammu teada, aga see on tänase päeva probleem on see vastutuse ja vabaduse küsimus. Minu jaoks on see kõige suurem küsimus, et me justkui oleme väga vabad otsustes ja kõiges, aga noh, see vastutuse pool selle eest, et mida see kõik tähendab, mida minu tegevusviis, mida see enese filtreerimine ja ka filtreerimine selles mõttes, et mida ma enda ligi lasen ja mida ma endast välja lasen, et võt see on see probleem ja see on nii institutsionaalsetel tasanditel tegelikult, sest sa oled mingis sellises kapitalismi turmtules siin ja see on ka personaalsel tasandil, sest me tegelikult saame nii suurele hulgale infole ligi ja me saame infot välja anda nii erinevatel võimalikel viisidel. Ehk et seda müra on nii palju ja nüüd jääbki selle väikse kodaniku minu isikliku nagu vastutuse nagu kanda see, et mida ja kuidas ma siis mõtlen ja teen ja tegutsen. Aga minul puudub selline intellektuaalne kapatsiteet, mulle puudub selline üldse nagu teadmised puuduvad sellega, et toime tulla, et see on see probleem. Ja selles mõttes ma arvan, jah, on oluline toetada teatud institutsionaalseid struktuure, et see platvorm mingis mõttes aruteludele, mis ei ole lihtsalt selline kärajad, vaid on nagu, kuidas öelda, mõtestatud arutelud, et see oleks olemas. No me räägime nüüdistantsust, siis ta on ju ühiskonnas ja ühiskonnitus ei ole ainult Eesti asi, üsna marginaalne ja marginaliseeritud fenomen. Mis tähendab seda, et riigil kui sellise võib-olla kui kultuuril sellises suures laiemas mõttes ei ole ka võib-olla nii palju huvi selle mälu, just nüüdistantsu näiteks mälu või tegijate järele, eks ju, et seda kuidagi nagu talletada. Mis tähendab jah, et meile tegelikult tegijatele ja ka arvustajatele, kriitikutele, tantsuajalustele, teoreetikutele, teadlastele tegelikult pannakse see ka nagu siis rohkem õlgadele. Aga nojah, selles mõttes siis, kes vastutab, see on just hea küsimus, sest et ma ise tahaks, et vastutaks ka nagu laiemalt see kultuuri avalikkus või ka riik selles mõttes, et ka marginaalsematel sellistel nähtustel nagu nüüdistants või nüüdiskunst, mis iganes, et ka neile võimaldataks tegelikult siis seda, et neist huvitutaks ka selle tasandil, et me jäädvustame, me mõtestame, me panustame ressursse ja nii edasi, eks ju.
aga noh, jah, selles mõttes on ta nagu, ma ütleks, sinu õlul Maria näiteks, eks ju, Heili Einaste õlul näiteks ja noh, kriitikute, arvustajate, teadlaste ja meil ka täpselt, et lihtsalt, et ma loojana, mulle tundub, et kui ma hakkaks veel selle peale mõtlema, nii kuidas seda kõike veel niimoodi, noh, selle mäluga või selle kõige kontekstualiseerimisega hakkaks tegelema, siis oleks veel mingi, noh, tasuta töö jälle, veel üks nagu lisaasi juures, mida ma arvan, ma ei viitsi tegelikult teha, mida ma nagunii paratamatult teen mingil määral, aga mitte päriselt nii, nagu võib-olla teatrikriitikud või teadlased sellega tegelevad, eks ju. Sest see on mingi hoopis teine asi. Et see, kuidas nad võib-olla näevad asju, kategoriseerivad, mul ei pruugi tingimata olla sellist huvi näiteks kategoriseerida mingisuguste nähtuste või kas on mingi põlvkondade järgi näiteks. Et noh, sealt tulevad need vahed jälle sisse. Aga noh, ma arvan, et siis peavadki olema need erinevad, et üks on see teatriteadlaste, kriitikute, tegijate, aga ka mingisugused muud siis täpselt institutsionaalsed raamid seal juures. Et siis need kõik kokku teevad mingisuguse aimduse sellest, sest et see, et kui järgnevad põlved loevad seda või noh, saavad mingisugust ligipääsu, see on ka, ütleme nii, noh, alati puudulik ju, et mingisugused kajastused, kontekstiliseerimised ei ole kunagi nagu noh, lõplikud, nad on alati mingil määral ikkagi ka subjektiivsed ja nii edasi, eks ju. Et jah. See on natuke nagu eestlase olemuse küsimus ka ja mingi julguse küsimus, et üldse igasuguse tagasiside andmine ja üldse, et me julgeksime üksteisele silma vaadata sügavalt ja öelda välja oma arvamuse. Et ta ju läheb sügavamalt nagu sinna ka, et üks asi muidugi need institutsioonid ja see värk, aga me just, et nagu ise kunstnikena ka peaksime julgema rohkem tahtma vaadata üksteise kunsti ja pärast ka julgema analüüsida või ka võib-olla siis, ma ei tea, kuidas on Viljandis on ju ja Tallinna Ülikoolis seal koreograafia õppekavades nii bakas kui magistris, et kui palju seal antakse tagasisidet, on ju, kui palju te üksteise töid arvustate, kui palju te üldse analüüsite, kas või isegi, ma ei tea, tavalist kaheseksa tantsutundi näiteks, et ühesõnaga, et see areng 4 aasta jooksul, et sa saaksid pidevalt tagasisidet, et ma olen aru saanud, et see ei ole päris kõige tugevam külg näiteks Tallinna Ülikoolis on ju bakakateedris, et õpilastele antakse nagu pidevalt tagasisidet on ju selle kohta, kuidas su areng on, kuidas su mõtted on, et ühesõnaga, et juba seal me peaks harjutama rohkem, on ju, et me julgeme üksteisele öelda, on ju, et no mäletan küll, kuidas Mart on ju esimesel kursusel on ju, meil meie need varbad olid kõik ära tallutud on ju, sest Mart astus kõigile kogu aeg varba peale, kui me paaris tantsisime. Aga näe, mis sust praegu saanud on ju. Nii et selles mõttes, jah, mitte midagi. Paus, ma läksin ema puhkusele. Et ühesõnaga, et natuke see ka, et me harjutaksime üksteisega suhtlemist ja rääkimist, et me julgeksime seda teha. Ja võt ma selles mõttes sekundeerin sellelest, et vahepeal ma ikkagi tunnen, et oma etendustel ka ma näen teatud, ütleme, tegijaid pidevalt, aga mõndasid tegijaid ma olen kunagi näinud oma etendustel. Samal ajal mina käin ikka kõikidel nende etendustel, sest mind päriselt huvitab, millega tegeleb meie väike skeene. Et ma teaks just nimelt, sest mind päriselt huvitab. Aga just siit tuleb, et ma näen, et mingid teatud õppejõud Tallinna Ülikoolist ei ole käinud näiteks mu etendustel juba, ma ei tea, mingi 5 aastat. Need nagu, millest me siis nagu räägime, et teatud inimesed siis nagu ikkagi peavad tegelema selle üksteise vastu huvi tundmisega ja siis teatud inimesed ei tunne huvi ka oma õpilaste vastu, mis see on väga huvitav. See on lihtsalt meeletult huvitav. Lihtsalt väike selline ääremärkus. No jah, selle juba ka minu jaoks inimesed ikka ise vastustavad ja ise mõtestavad oma seda, kuidas nad elavad ja minna sinna väga ei lähe praegult. Aga ma võin öelda, et näiteks sellest vastutusest, kuidas kajastada, ma ütlen, mu elus on olnud õnnelikke juhuseid, kuigi mitte juhuslikud. Mitu korda, et tõesti see nullindate alguse 2001 selle Euroopa laienemise laines, kui Ida-Euroopa oli fookuses tugevalt, et mul oli see üks tugev töö anda 2001 Start Based on a True Story, mis tõesti ma sõitsin nagu kogu Euroopa läbi, ma tegelen praegult enda arhiividega, see päris üllatas, kui palju sai sõidetud. Aga mida ma tahan öelda, et ma sattusin sellesse nii-öelda stseenesse
ja inimestega koos töötama nagu Xavier Leroy või Jérôme Bell või Maria Lariboe või Vera Montero, kes on kõik praeguseks hetkeks klassikud. Osad olid juba siis, aga Jérôme ei olnud, Xavier ei olnud, Dino Segal ei olnud keegi veel siis. Aga me istusime, kui oli 3 aastat koos, ninad pead koos ja olime need, keda siis hiljem Sveta tuli vaatama, kes seisid ja rääkisid. Aga ma tahan öelda, et mis see point on, kuhu ma tahan jõuda, on see, et ma õppisin väga nende pealt, kuidas nemad tollal kas siis Berliinis või Seenes, kes kirjutab. Kes sellest nüüd kirjutama peab ja me väga tegelesime sellega, kellele see, kas on Franz Andor Kramer või on see Gerard Sigmund, et õige inimene satuks seda kirjutama. See oli ääretult oluline meil ja see oli täiesti selline strateegiline, kuidas öelda, enese kehtestamise viis. Ja mul ei ole seda häbi tunnistada, et see nii oli. Ja. Aga kas te saite nendeni või? Ja loomulikult, aga lihtsalt loomulikult sa said, aga ma arvan, et see on näiteks praegult, kui ma vaatan tantsukirjeldusi, näiteks ka seda, et noorte inimeste lavastusi reeglina arvustavadki väga noored kirjutajad. Ma arvan, see on õige, aga see ei tohi olla, et nii ongi ainult. Ehk et ka siis need osad arvustused ma loen, ma ei saa neist arugi, miks ta üldse on, see on lihtsalt minu jaoks, vabandust, väga leheruumi raiskamine. Ehk et tal puudub see kontekst, see on oluline, et kaasaegsed räägivad ja arvustavad, see on väga oluline, ma väga nagu usun sellesse noore inimese mõtlemisse, aga et kui nüüd vanemad arvustajad ei võta neid nagu kui veel väärtust või väärilisi minu Sule Tindi kulu väärilist kunstnikku, siis ma arvan, see ei ole õige. Et ei pea ainult, vabandust, valjenduse eest vanusid, peerusid arvustama. Siit on mitut kihti pidi läbi käinud nüüd ka põlvkondade teema. Kuidas nad tõlkisid selle? Et põlvkonnad ka tantsukunstis, kas nad on olemas, kas nad ei ole olemas, kas see on konstrukt, kuivõrd sellele tähelepanu omistatakse, kas sellist liigitust on vaja. Paratamatult eri aegadel on erinevad kunstnikud aktiivsemad või vähem aktiivsed, olgu see siis vanuselised põhjused või loomeaktiivsus. Aga kas kuidas või mismoodi toetada sellist põlvkondade ülest koostööd? Mismoodi soodustada siis seda, et ei jääks iga põlvkond kuidagi ainult nende oma teemade ja oma mulli sisse askeldama? Ma lihtsalt ütlen, et ma valmistan ette lavastust, millest ma juba rääkisin. Ja seal on Kristina Preimann laval, Teele Pärn, mina, Juhan Ulfsak ja Kaie Mihkelson. Ja see on ääretult, kui ma räägin ajaloost ja mälust, et seal oleks ka laval inimeste näol see kuidagi esil ja olemas. Ehk et minu isiklik teadlik otsus on nii toimetada praegult sellele küsimusele, sellega ma vastaks, aga ma arvan, et lihtsalt tuleb huvi tunda. Mai Murdma käis Kanutis või isegi kui Kanutit ei olnud Kraalis, ta istus ja vaatas noorte tegemisi. Ma ei näe praeguseid Estonia teatri kunstilisi juhte, vabandust väga, see ei siin ega ka ei STL-is, ei Kanutis, ei Kraalis, ei kusagil mujal. Muideks ka mitte teatrietendustel. No see on üks väga lihtne vastus on, et koolid julgeksid, mõtleksid välja, mis iganes, kuidas need rahastused ja kõik praegu on, aga ikkagi mida rohkem meil on tegevkunstnike õpetajatena ametis, see juba on, eks, et loomulikult teoreetikutel on omad õppeained, aga et meil oleks ikkagi, ühesõnaga maailmas on ju see tendents, nendeks teatriõpingutes, Inglismaal lavastajad kurdavad, et kõik läheb väga teoreetiliseks, et rahasid võetakse vähemaks ja siis ikkagi nagu praktikatundide võrralt võetakse seda maha. Aga kuidas sa õpid näitlejaks või tantsijaks, nii et sul on praktikatunnid maha, sul on kompatunnid maha võetud, eks, et ainult nagu raamatu õpiku järgi. Et selge see, et tuleb nagu hästi julgelt erinevaid kunstnikke õpetama kutsuda
erineva põlvkonna tegijaid. Et noh, see kindlasti ja jah, ma ei tea, minu viimases lavastuses olid ka 3 põlvkonda naisi. Et kunstnikena, noh, see on seesama mingi sisemine põlemine, kuidas keegi põleb, et julgeda võtta endale väljakutseid kunstnikuna. Et kui räägid keha positiivsusest oma tükiga, et sa julgedki võtta sealt vanema inimese, küpsema inimese, paksema inimese, mitte nii paksu inimese, noh, et noh, ma ei tea, mingid sellised vastused, aga jaa, et ikkagi Eesti on nagu nii väike, me tunneme oma skeenet, me tunneme tegijaid, me teame, keda saab usaldada, kes tundi ilmub, et jah, lihtsalt kunstnikud omavahel rohkem koostööd teha. Mina teatrit ei arvusta väga teadlikult ja tantsu ka, aga ma kirjutan raamatutest päris tihti. Ja minu jaoks põlvkonna termin ei ole kordagi tulnud esile või see ei ole nagu miski, mis kuidagi mind oleks aidanud või ei oleks mind huvitanud. Ja mulle tundub, et ühelt poolt muidugi ei saa nagu kõik me muidugi sünnime teatud ajahetkel, teatud ühiskonnakorda, eks ju, et mina ilmselgelt sündisin teise aega, kui näiteks sündisid Mart ja Kristina, aga ometigi me oleme praegu teineteise kaasaegsed. Eks ju, et see ei tähenda seda tingimata, et kui see ühiskonnakord või keskkond, kuhu sünniti, et see peab nagu nii jäigalt determineerima inimeste mingisugused esteetilised valikud, et muidugi nad määravad midagi, aga noh, täpselt seesama, et kuna me oleme hetkel teineteise kaasaegsed, me elame kõik ju sellest niinimetatud post või ma ei tea, mitu juba posti sinna ette panna, interneti järgsel ajastul, eks ju, et me kõik elame sellest teatud mingisuguses nii-öelda kultuurilises või ühiskonna väljas. Aga jällegi selle välja sees meid võivad huvitada väga erinevad asjad. Täpselt samamoodi nagu ühte põlvkonda, mulle tundub, et oleks mingis mõttes ka vägivaldne siduda mingisuguste teatud terminitega, jälle samamoodi mingi post-internet või panna see silt sinna külge, öelda, et nemad kõik kuidagi väljendavad, et see on liiga lihtsustav ja ma saan aru, miks seda tehakse, aga mulle see ei ole väga huvitav arvustamine, sellest ma olen aru saanud, et see põlvkonna nagu termin minu jaoks on pigem nagu kitsendav, et kui ma nagu lähenen mingisugusele teosele või ma kohtun selle teosega, ma ei tea, ma otsin midagi muud sealt või ma üritan sellest kohtumisest jah, midagi muud leida kui seda, et asetada kuskile, see on see ajalooline kontekst ja ma nüüd üritan ta kuidagi nagu näha jah, et täpselt need ilmingud sobivadki sellesse kuidagi nagu põlvkonna raami. Et selles on nagu oma iva, ma saan aru, miks seda tehakse, aga võt mind ennast ei huvita ja ma arvan, et täpselt sellel põhjusel, et ta on liiga kitsendav, et teosel on alati midagi muud pakkuda, midagi ekstra veel kui lihtsalt see, et on teatud looja teatud ajal nagu sündinud ja tal on olnud ligipääs teatud mingisugustele, ma ei tea, kunstiteostele, infole, inimestele, vooludele, mis iganes, eks ju. Aga jah, ma ei tea, see põlvkonna teema, ta on siuke nagu horoskoobi teema minu jaoks ka natukene ausalt öelda. Ei, ma lihtsalt tahtsin öelda seda, et ka jah, et ega ma ei mõtle põlvkonniti. Ma mõtlen kehades. Ja me kõik seda teame, et on täiesti võimatu mingi ajastu. Te võite mulle rääkida nendest 60-ndatest, aga ega ma lõpuni aru ei saa, mis seal oli. Täpselt samamoodi nagu mina võin 90-ndast rääkida tänapäeva noortele. Ma toon teile tobeda näite. 90. aastal ma olin Moskvas, kui avati esimene McDonald's Puškinskajal. Ja ma seisin seal järjekorras, mis oli kilomeetreid pikk. Ja seda, mida tähendas seda pehmet saia katsuda, seda švammi ja mida see minuga tegi või et otsida nagu vetsus paneeli, kuhu vajutada või et vesi tuleks peale. Ehk et see, mis toimus minuga, mine räägi nüüd, et see, ma ei tea, Sveta võib-olla veel ei ole nii noor, aga ma ei tea, ühesõnaga rääkida selle noorem põlv, ma võin anda oma parima, nii-öelda need vanaemade lood või vanaisade lood, ega lõpuni keegi ei adu, aga see keha, kes veel elab, ükskõik kui vana ta on, temas on need lood olemas. Ehk et ma saangi tuua lavale need kehad kõrvuti. Nii noored kui vanad, selle kogemusega kui mittekogemusega, see on huvitav viis mulle mõelda. Me oleme siin ruumis kõik eri kogemustega, need kehad on siin ruumis ja seeläbi ma võin öelda, et see tants on siin ruumis. Et jah, et see võimalus meil on.
need põlvkonnad ühendada läbi nende kehade kohtumiste. Ja vanus on kindlasti ainult nagu number, aga mida mina nagu selle küpsuse juures hindan, mis on hindamatu väärtusega, on ikkagi sügavus. On mingi seletamatu miski, on mingi maandatus, on selline keskme tunnetus ja see, et võib-olla selle küpsusega tuleb see, et sa ei lapsi enam. Ja igal nagu vanusegrupil on, igal nagu vanusel on nagu ju oma teekäija, et kui sa oledki see noor, fertiilne, oma parimas loomingu ja just ikka noor, fertiilne, loominguline inimene, siis sa nagu peadki rapsima, su tuli peab põlema, sa pead oma karjääri üles ehitama, sa pead kodu üles, sa pead lapsi sünnitama, nagu sa valid seda, sa ei pea, aga ja seal ei ole üldse nagu kohta nagu mingil keskmel või maandatusel, eks, aga selle jaoks ongi need vanad targad, kes nagu sellised majakad, kes hoiavad nagu maailma koos. Et selles mõttes, ja see ei ole ka nagu vanusega seotud, eks, et keegi, kellestki saab majakas võib-olla 40-aastased, kellegist 60-aastased, keegi pole võib-olla ka veel 80-aastased see majakas. Aga ma arvan, et üks selle vaimse ebastabiilsuse põhjuseid nagu ongi see, et vanad targad ei taha nagu vanaks targaks saada või nendeks majakateks muutuda või maha rahuneda. Et sellel on nagu oma koht vananemisel, et see vana targa arhetüüp tuleb auga vastu võtta ja olla uhke selle vanaduse üle. Et see annab noortele lootust. Ma lihtsalt tahtsin ikkagi korrata seda mõtet, et ühe põlvkonna sees on väga erinevad kehad. Et ma võin panna kõik 16-aastased rivi ja need on kõik täiesti, mitte välimuselt ma mõtlen, aga just, et nende kehaline kogemus, nende elukogemus võib olla väga erinev. Eks ju, miks mulle see põlvkonna teema ikkagi natuke see ajab mind nagu närvi. Aga rääkides nendest soliidselt vananevatest tarkadest inimestest, siis mul meenub näiteks ju Marju Lauristin, eks ju, kes on tõesti väga tark, väga lahe, äge naine, kelle intervjuud on tõesti väga head, aga tihtipeale ma olen ikkagi ka aru saanud, et ka Lauristini jaoks, kui ta räägib näiteks nooremast põlvkonnast, eks ju, ta mõneti ka heidab ette näiteks, et tema ajal võib olla see keskendumisvõime oli parem ja lugemus oli parem ja nii edasi, aga see on hoopis teine aeg selles mõttes, et siin tuleb jälle, ma ütlen, see ei ole mingi põlvkonna asi, see on lihtsalt, noored elavad teisel ajal, nad sünnivad absoluutselt nagu teise keskkonda. Minu arust on hästi nagu vägivaldne jälle kuidagi nagu öelda, et nemad teevad midagi vähem või oskavad vähem, nad teevad teisi asju, nad teevad need teisiti. See, kas see on halvem või parem, ma ei tea, aga see on teine. Et selliseid nagu hinnalipikuid siia kuidagi juurde panna. Et öelda, et meie ajal oli siis, ma ei tea, kas ikka oli, et kas ei ole selline mõneti ka romantiseeriv, et kindlasti siis kõik lugesid ja lugesid palju ja tänased noored siis on kuidagi nagu, nad loevad teisi asju lihtsalt, nad võib-olla loevad isegi veel rohkem, aga nad loevad neid asju kiiremini, nende, ütleme nii, ka see keskendumisvõime on hoopis teistsugune tegelikult, ta ongi hajutatud, jällegi, kas see on parem või halvem, ei tea. Aga jah, et kuidagi nagu mõelda sellest niimoodi, mitte niimoodi, et öelda, et need teie seal minust nooremad olete kuidagi nagu. Jaa, absoluutselt, jaa. Ei, ma tahtsin ka täpsustada, et näiteks ma olen suga, Sveta, 100% nõus, absoluutselt, aga see ongi see sama, mida ma mõtlen, et sa ei saa ka mulle tõlkida seda tänapäeva noorte aega, olgugi, et me elame siin samas ajas. Ma ei saa sest niiviisi aru, sest ma mäletan seda teistmoodi, kuidas mina selleni ja loomulikult on kõik kehad erinevad kehad. Aga lihtsalt, et seal nendega tuleb kaasa igaühega oma mingi aegruum, mis ta siis vastavalt on.
no ma nende erinevate kehade all ei mõtle jah seda mingit füüsilist või suurust ja ma ei tea, vaid just seda, et no vabandust, Lasnamäel sündiv elav keha on ikkagi midagi muud kui ma ei tea, kesklinnas elav keha, kui me räägime kehadest. Seda ma silmas peangi loomulikult. Just, ja. Et noh, et selliste asjade peale, kui me läheme nagu natuke detailidesse, siis tõesti, mis see siis on põlvkond, mul tekib täiesti mingi ajuplahvatus lihtsalt, et öelda, et nüüd on see põlvkond on selline, see oleks täiesti nagu meelevaldne. Kristiina, sa soovisid veel midagi täiendada? Kas võiks siis mõneti öelda, et oluline ei ole niivõrd selle koodi lahtimurdmine, aga lihtsalt nende kogemuste jagamine võimalikult erinevas vormis, sealt dialoogi loomine. See ei ole selline jah-ei küsimus, ma veeretan palli käima. Elamine on oluline, et see ongi jälle, et see on ju elu, need ei ole nagu mingid, et me ei ole nagu ühesõnaga, et mingid kogemused ja õppetunnid, vaid et see on nagu elu, lihtsalt elada tuleb täie rinnaga, et lihtsalt ärme kapseldu, see on nagu põhiline, et säilitame mingi see elukire ja elutahte ja mõistmise, mõista soovimise, mõista tahtmise. See on nagu see. Ja ometi seda mingil moel ka talletades. Jah, elamine kindlasti oluline. Lihtsalt siis tekib mul ikkagi küsimus, et kuidas ikkagi elada võimalikult hästi, mitte lihtsalt elada või ära elada. Ja ikkagi seesama tantsu küsimus ka, et kas me räägime tantsust, eks ju, me räägi iseendast siin, kuigi me oleme need tantsuloojad, eks ju. Et kuidas siis tantsul või ka sellest johtuvalt ka juba sellel, kuidas seda jäädvustatakse, mõeldakse, üldse mitte ei mõelda. Et küsimus võib-olla võikski olla see, et kuidas siis nagu võimaldada tantsukunstil või nüüdistantsukunstil kitsamalt ka siis elada nagu jätkusuutlikult. Et ta ei oleks selline, nagu ta tihtipeale ikkagi on, et nagu me näeme ikkagi tänasel päeval, sorry, ma võtan igal pool alati sõna sellel teemal, et kui ma olen looja ja mul ei ole näiteks ravikindlustus, sest mul ei ole õiglast tasu selle eest, mida ma teen, mis on mu töö, mida ma teen väga hästi, kui ma panustan suurema osa oma ajast, et siis mul tekib see küsimus, et kuidas elada nii, et see oleks ka siis selline hea elu, mitte lihtsalt mingi elu. Et kuidas siis tantsukunstil nagu võimaldada see. Et siis edasi siit võib juba rääkida sellest, et kuidas seda kõike veel nagu jäädvustada ja nii edasi. Et mulle tundub, et see minu jaoks on see baas ikkagi veel väga habras. Ka veel mitukümmend aastat hiljem sellest kaasaegse tantsu sünnist Eestis selles mõttes, kui me räägime kitsamast mingi postmodernne eestimistest. Ja elamine on muidugi oluline. Ma tahtsin, algul mõtlesin, et ma tahan midagi öelda, aga ma mõtlesin, et ma ei lähe sinna. Vabandust. No tähendab see, ma ei taha minna sinna, aga tõesti see, see nii-öelda, kas ma elan seda tantsuelu või ma töötan kui koreograaf, et siin on küsimus ja minul on praegu kogu aeg tunne, et ma rohkem elan seda tantsuelu, kuigi ma teen tööd. See on mõtestatud töö. Aga küll üks märksõna, kui ma kasutan ära, kuna see on platvorm ja siin on tähelepanu, et praegu meie mõnes kultuuripoliitiliselt me räägime küll mäluasutused ja nii edasi, aga praegu mul tundub, et tõesti kunstnikud on need, kes on kõige haavatavamad, et kunsti toetavad struktuurid ja inimesed, kes seal toimetavad, on enam-vähem, aga kunstnikud ise, ma ei ole enam nii kindel, nad on kõige turbulentsemas olukorras ja mulle tundub, et natukene läheb see paigast ära sinnapoole, et me oleme institutsioonide tasandil, me suudame nende eksistentsi põhjendada, aga konkreetse kunstniku, sa oled kõige asendatavam ühik, ja mul tundub, et sellega ei tegeleta. Aga kuivõrd on see siiski 30 aasta jooksul taasiseseisvunud Eestis muutunud, kas meil läheb täna paremini kui 30 aastat tagasi? No ma ei oska öelda, 30 aastat tagasi ma olin algaja nolk. Praegult ma kuidagi olen nagu nii, et iga asja peale ei kohe ei öelda. Aga öeldakse endiselt, aga ma ei oska seda võrrelda. Ma arvan, et see on nii ja naa.
ma arvan, et see on nii ja naa. Ma mingil määral isegi arvan, et avatust oli rohkem. Võimalusi on praegu justkui rohkem, aga teatud mõttes avatust oli rohkem. Ei no selles mõttes muutunud on palju ja muutunud ei ole mitte midagi. Et täpselt see 30 aastat tagasi, mina olen olnud eluaeg vabakutseline, pole päevagi kuskil tööl käinud nagu ametlikult. Ja täpselt nii nagu 30 aastat tagasi ma olin vabakutseline ilma ravikindlustuseta, täpselt samamoodi olen ma praegu vabakutseline ilma ravikindlustuseta. Aga näiteks nagu muutunud on see, et Tallinna Ülikooli tantsu õppekavade on näiteks juba tehakse seda üldist nagu kodukat või platvormi või kus, kuna me oleme ikkagi ju meist saavad tegevad kunstnikud, seal on ju õpime, et siis juba öeldakse, et teeme ühise pildistamise ja pannakse tudengite näopildid, kirjeldused, CV-d kõik üles, et vähemalt nagu kool ise juba aitab tulevasi kunstnikke, et on mingi selline platvorm BFM-iga koos, et saad kohe nagu mingites vähemalt juba mingites nendes, mis seda nimeda, sõna unustasin ära praegu. Ühesõnaga, sa oled nähtav. Et ühesõnaga, kool juba institutsioon aitab muuta nähtavamaks, et kui sa ise ei jaksa, ei viitsi, ei taha, ei pea vajalikuks seda kodukat teha. Nojah, ma arvan, et juba, et meil on sellised arutelud ja konverentsid, aitab ka kindlasti kaasa, aga täpselt nii nagu 30 aastat tagasi ei olnud nagu väga enesekindel öelda, et kui sa liikusid kuskil seal kunstnike kõrgseltskonnas näiteks või kuskil poliitikute või üldse mingis sellises akadeemilisemas või mingis lugupeetavamas seltskonnas, et öelda, ma hakkasin ühel hetkel seda lihtsalt ütlema intriigi nagu mõttes, et ma ei hakka midagi laiendama, ma ei hakka midagi pehmendama, et kui oli tutvustamine, et kes ma olen tantsija, kõik tantsija. Et see oli nagu minu selline eksperiment. Ja siis oli hästi huvitav nagu vaadata, kuidas sellele reageeriti. Seda enam, et meie tuleme sellest ajast, kus tantsija tähendaski seda põhiliselt ikkagi varieteetantsija. Sest oli nagu selgelt näha, et ma ei ole baleriin, eks, oma juba keha gabariitidelt ja niimoodi. Et selles mõttes, et ikkagi see tantsija on olnud selline alamklass. Ta ongi nišivärk, eks, ja me näeme nagu siiamaani just, et eriti see kaasaegne tants, kuidas me oleme nagu ei ole väga palju muutunud, on võib-olla jutu nagu mõte. Aga samas, kui ma praegu ütlen, et ma olen tantsija või koreograaf, siis ikkagi nagu alamklass ma nagu enam ei ole. Et seda nagu suhtumise mõttes ma ei ole. Et selles mõttes on muutunud, aga palganumbrites ja selles ei ole midagi muutunud. Tähendab, selles mõttes jah on, et ma ka 30 aastat tagasi olin nolk. Et kui ma ikkagi nagu praegu tööd saan või tööd teen, siis tegelikult siis ma saan ka palka, sest ma olen nagu otsustanud, et on mingeid asju, mida ma ilma rahata ei müü oma elus, mingeid tooteid või mingeid tegevisi. Et muidugi seda vabatahtlikku tööd on nii palju. Ja muidugi, eks Kulka on mingeid minu asju ka toetanud läbi aegade, et jah. See jõuabki siit tegelikult ju paratamatusse, et küsimus tantsu ajalugu, keda huvitab, on tegelikult samaaegselt alati küsimus tantsukunst, keda huvitab. Aga aga ma avaksin selle paneeli ka kõigile siinviibijatele, kel võib olla ehk küsimusi, mõtteid, keda huvitab tantsu ajalugu või tantsukunst. Vot nüüd on niimoodi, et see mikrofon on jah siin juhtmega ees. Jah. Mis jääb teie töös
ma nii ei oska öelda, aga ma võin öelda, nii palju, kui ma olen etenduskunstnik, olen ma kultuuripoliitiline instants. Ehk ma kogu aeg teadvustan seda, mida ma siin räägin ja kuidas ma räägin, kellega ja kus ma räägin. Ja loomulikult ma näiteks ootan, et võib-olla ka, kui vabakutseliste paneelis on arutelu Kultuuriministeeriumis vabakutseliste koha pealt, et siis ka keegi mind sinna kutsub, väga harva, tähendab tegelikult mitte, et seal on teadjad ja tundjad jällegi nendest struktuuridest. Nüüd, kui loominguliselt rääkida, siis ma tõesti ka teadlikult natuke panustan sellesse. Nüüd juhtub praegult see õige pea, et äkki see hääl on kuidagi seal kosta. Aga ma võib-olla ei ole kõige õigem inimene sellest rääkima, sest ma olen tõesti romantik natuke oma hingelt ja olen see analoogtüüp, et etendustants eksisteerib siis, kui keegi seda tantsib, kui on keha, kes seda tantsib. Ja etendus eksisteerib siis, kui on veel üks inimene, kes vaatab seda tantsivat keha. Ma võin kodus tantsida nii palju, kui ma tahan, see ei ole etendus. Ehk et ma natuke tahan pühitseda oma töö läbi ka teatud mõttes seda hetkelisust. Et ta on nii efemeerne, ajutine asi. No mul on ka, et ma olen ikka paadunud romantik mingis asi või ma ei tea, kas see termin on praegu õige, aga ma panustan kuidagi sellele, et mul on hästi oluline teha neid asju, mis mulle meeldib, mida ma tahan, aga mul on ka hästi oluline, et see puudutaks inimesi. Et on ikka tõesti, muidu ma võin ju koju sahtlisse neid luuletusi kirjutada, aga ja läbi selle, et see minu publik saab puudutatud, siis ta läheb koju ja puudutab edasi oma peret, oma sõpru, et ütleme, et see on nagu selline esimene impulss, kuidas ma tahaks vastata su küsimusele, et jaa, et see, et inimesed saavad puudutatud, läbi minu loomingu tekib mingi muutus nende elus ja nende lähedased ja kogukondlased saavad ka kuidagi muudetud. Aga on muidugi 100 aasta pärast ei mäleta keegi, et ta vanaema sai kuidagi puudutatud mingil etendusel, on ju. Et muidugi, ja sealt on nagu järgmise, et muidugi on tore, kui keegi kuidagi kirjutab või see saab salvestatud või jäädvustatud. Aga mul on endal kuidagi niimoodi, et näiteks ma ei vaata kunagi oma neid salvestusi üle ja mul ei meeldi oma mingeid podcast'e üle kuulata ja et seda ma nagu ei tee, mul on kuidagi nagu oluline, ma ütlen ka reeglina jaa või nagu valin. Ma ütlen tegelikult reeglina jaa, kui keegi minuga tahab mingit intervjuud teha või minu mõttemaailma kuulata, aga ise ma seda tavaliselt üle ei kuula. Aga hea meelega jagan ennast. Minul on ikkagi tendents niimoodi, et iga lavastuse juurde ma kas kollektiivselt või ise ma teen mingisugused kavad, näiteks praegu Sütitajates ka on A4, ma kirjutasin ikkagi sellest protsessist, kuidas üldse see asi algas, et ma natuke nagu ise annan ikkagi seda sisendit ka, et ei ole nii, et ainult pärast kriitikud kirjutavad, vaid ikkagi samamoodi toimivad ka mingisugused erinevad intervjuud, mis on ühelt poolt on nagu promo, aga teiselt poolt nagu minu jaoks ikkagi avavad ka seda loomingulist protsessi ennast. Et kus ma tegelikult ise loojana saan rääkida, mis tekste me näiteks lugesime, kuidas me töötasime, milleni me lõpuks jõudsime või kuidas me killisime darlinguid lõpuks, eks ju. Et ma arvan, et endal tegelikult on ka huvitav tihtipeale lugeda just nimelt, kuidas loojad töötavad. Ja ma ise tegelikult ka igatsen seda, võib-olla Eesti maastikul võiks vabalt rohkem olla. No mõni on selline, et ta ei taha lihtsalt rääkida sellest, eks ju, et nagu looming peab rääkima iseenda eest, mis on minu arust väga okei. Aga mul endale lihtsalt on nagu kuidagi alati olnud väga huvitav, et kuidas loojad töötavad, sest kõik töötavad nii erinevalt. Et jah, et ma ise üritan kuidagi ikkagi olla selline, et anda nagu seda sisendit ikkagi, et anda mingisugune selline, et jah, see on see viis, kuidas ma asju näiteks käsitlen antud hetkel. Et tantsude puhul näiteks meil oli see, et me vestlesime kollektiivselt, siis me dramaturg transkribeeris selle ära ja me ütlesime, no saadame kultuur.eri kõigile lugemiseks. Aga tegelikult ta töötab ikkagi sellise nagu lavastuse loomise mingisuguse materjalina selles mõttes, et ja mul on hea meel, et ta on olemas, et ja samamoodi ma arvan ikkagi ka järgnevate lavastuste puhul ma tahaks ikkagi mingisuguseid neid entry punkte anda, et see on see viis, kuidas mina näiteks lähenesin sel korral näiteks lavastuse loomisele. Et jah. Kas on veel küsimusi, mõtteid, jagamisi? Seal on üks. Sorry, in English, I apologize. I was very
very interested in your comments about my Murdma, okay, and the fact that she went out and viewed what the young people were doing in different places. That was very interesting. Certainly, my experience in the Anglo-Saxon world is that there's been a big change in the last 20 years. That contemporary dance playing a more and more important role in the ballet world. And I think it's sometimes it's down to individuals. I think Wayne McGregor in the UK really forged, he was invited into the Opera House and did made a piece which was very successful, and then it flowed from there. I guess in Germany, William Forsythe, from the ballet world this time, really incorporating contemporary dance. Crystal Pike now in Canada. Very interesting. National Ballet of Canada just came to London. Of the 3 pieces, 2 of them are by contemporary dance choreographers. And I'm not saying that this way is better than what is happening in Estonia. I'm certainly not saying that. But is it an interesting strand for the future to see more contemporary dance incorporated into ballet in Estonia? Well, if I can answer that question, then I said I don't care. I'm sorry, it's very arrogantly said so, but I'm interested that they do good stuff, that they somehow, these institutions come along, with the time. I mean, Jérôme Bel was invited to make a piece because he was always hated in Paris. Nobody liked him. But then when he became known, all of a sudden, Opéra de Garnier invited him to make a ballet. And he, of course, made it political, only choosing one dancer, Véronique Toinot, who was not a prima, not Sylvie Quem, but Véronique Toinot, and did actually more or less the same, which I did in Elus jääb palju asju nägemata few years earlier. And we talked about it with him. So he was really going against the tendency. And they said, okay, take only one dancer, then Opéra Garnier can tour also in smaller festivals. The smaller festivals, like not the Avignon, but like Spring Dance or can also invite that piece. But he said then that I was wrong, because nevertheless that there is only one person on stage, 40 people travel with her to make that production. So there is the tendency, yes, and I think for sure it's good. But from my personal perspective, it can be ballet, that's fine, but do it well. Maybe I just would like to also answer to this in this way, that if you look at the so-called maybe mainstream, this is what I would call ballet, that the mainstream culture is always somehow influenced by the periphery or the marginalized cultural phenomena. So there is anyhow an interchange between them, actually. Somehow the ballet, now even we see nowadays, it's still very much influenced by the modern or the contemporary, whatever dance or different cultural phenomena. So there is already some this interchange happening. For me, it becomes, and this is again a different angle, a bit problematic when the so-called mainstream culture just, takes something from the periphery, which is much more experimental, much more maybe we don't care if somebody comes or no. Well, we do care, but but then they take it and repackage it in this, friendly way, kuidas on publikusõbralik, audience-friendly way. And then this, for me, is again problematic, but this is what happens because, and actually I also feel that the more stronger the periphery usually is, the more stronger also the center. So in that sense, when you think about Estonia is going through, well, not just Estonia, the whole world is going through this austerity measures. What happens with the most fragile, like the freelancers or the contemporary dancers,
that we are the ones that in the most fragile position, but overall, I think for the mainstream to also function well, they also need us. And I think this needs to be on a wider level to be acknowledged, actually, that if you want strong drama theater, if you want strong Estonia, if you want Estonian opera, you need to have these peripheries also strong and thriving. And in that sense, I would approach that, because anyhow, that ballet is modernized nowadays. It's just maybe not maybe acknowledged sometimes, yeah, how they are actually influenced by the so-called periphery, yeah. But just about the mainstream, just little comment. I mean, contemporary dance is also mainstream. I am in mainstream almost already, like on a periphery, but already mainstream. But I want to say, like, I listened interview with Mai Murdma in 1980s, where she said exactly that. I mean, and what you see in West, like Pina Bausch, it's mainstream, very much so. So I would say it's rather the power kind of struggle, not the aesthetical struggle. So if a stronger now is willing to invite somebody who is weaker because not supported, you know, now you get the big money. I bring a political, and I know that this is not the place, but I worked in 2014, I made a production for Teatr Nazi in Moscow. It was 2014 when everything started. I was whole year in Russia witnessing how they, the Crimea referendum, the Sochi Olympics, and Serebrennikov was prisoned, and Alvis Hermanis was taken away the license to, you know, and Teatr Nazi was kind of the island. Now they are all doing and working, the former directors, Serebrennikov included, in Germany, in opera houses, because there's a money. I don't know if there's a money and there's a fame. That's the reason. And I don't know if I like that. There is even more layers possibly to be open, but keeping a bit to our time frame, we can open that discussion for during the coffee break. Me peame natukene ka oma ajaraami hoidma, et siit läheb palju teemasid veel edasi tantsu ajaloost tänasesse ja tänagi ju loome ajalugu. Jätkame kohvipausiga. Aitäh teile, aitäh Kristiina, aitäh Mart, aitäh Sveta. Aitäh teile.